Tere! Tere! Kes sa oled, kust sa tuled, mis sa teed? Ja, minu nimi on Priit. Töötan ehitusettevõttes Nove. Olen seal töötanud juba üle 15 aasta. Olen ehitusinsener. Täna tahan rääkida natuke praktika võimalustest, kuidas noorel inimesel praktika kohta on võimalik hankida. Et püüame siis seda poolt valgustada. Mis praktikat sellisel ametikohal teha saaks üldse? Jah, et seal ettevõttes, kus mina töötan, mis on spetsialiseerunud eelkõige projekti juhtimisele, ehitusjuhtimisele, on näiteks praktika koht objekti insener praktikant, et see on selline objekti juhi abi, kes siis aitab objekti juhti igapäevaülesannetes. See võib olla kalkuleerimisega seotud ülesandeid, näiteks mahuarvutused, see võib olla tööohutuse tagamisega seotud ülesandeid. Seal võib olla dokumentatsiooni haldamise, kogumisega seotud ülesandeid, aga ka selline igapäevane nagu abi, et lõppkokkuvõttes ma arvan, et need tööülesanded ei ole nagu nii täpselt kindlaks määratud, vaid et see on, kuidas konkreetsel objektil asukohas vajadus on, et ma arvan, mis on põhieesmärk praktikandile, et näha nagu reaalselt selle objekti toimimist, kuidas need süsteemid käivad ja panna võimalikult palju ka raha. Ta saab siis pigem olla objektidele koha peal, mitte ei ole siuke kontori töö? Ja ma arvan, et enamus praktikante, näiteks mis siis Nove pakub, enamus praktikandi kohtasid on ikkagi seotud nagu objektiga, et reaalselt oled objektil koha peal, näed seda ehitusprotsessi kõrvalt, seal on suhtlemist erinevate koostööpartneritega, suhtlemine haldavõitjatega, suhtlemine projekteerijaga, võib-olla suhtlemine omaniku järelevalvega, näiteks tööd ettenäitamine platsil, tehtavate tööd ettenäitamine platsil omaniku järelevalvele. Et selle käigus kindlasti on vaja ka palju suhelda ja saada siukest suhtlemiskindlust, et see on selle töö osa. Aga kui kellelgi on nüüd mitme koha vahel valida, siis mille järgi võiks näiteks valida või vaadata seda, et kuhu ma praktikale võiks minna? No ma arvan, et võib-olla kõige olulisem on see, et püüda, ma saan aru, et see ei ole alati kõige lihtsam, aga püüda endale nagu ette kujutada, et mida sa ikkagi tegelikult tulevikus teha tahaksid, või mis on sinu iseloomuomadused, kuhu sa sobiksid, näiteks, et kui sa oled selline organiseerija tüüp, siis pigem sa sobid, ma arvan, platsile tööle. Sinu nagu pikem eesmärk võiks olla saada objektijuhiks, projektijuhiks, töötada nii-öelda ehitusjuhtimise valdkonnas. Kui sa tunned, et sulle meeldib pigem arvuti taga töö, eks ole, et sul on sellist püsivust, tahet nagu arvuti taga olla, siis võiks sobida ju ka projekteerija töö, või konstruktori töö, et natukene algab võib-olla kõige rohkem see asi sealt pihta, et natukene endale teadvustada, et kes sa oled ja mida sa tegelikult teha tahaksid, sest et ma arvan, et parim variant, loomulikult ega mööda külgi maha ei jookse nagu ükskõik mis erinev ehitusvaldkonnas olev nagu praktika koht, eks, et tahad tulevikus töötada ehitusjuhina, väga hea, kui sa oled ka projekteerimispraktika, eks ole, läbinud. Aga ma arvan, eriti hea on see, kui sa saad seda praktikat teha ikkagi selles valdkonnas, kus sa tahad ka tulevikus nagu päriselt tööd teha. Kõige tähtsam küsimus, kas sellest saab raha, kui minna praktikale ja kas seda saab igal pool, kas seda saab teatud kohtades ja mille järgi see nagu määratakse, palju ühel praktikandil võiks maksta? No üldiselt on praktikandi tasu suuremates ettevõtetes määratud või on paigas, ja kõik ka maksavad. Ma ei saa nüüd kõigi eest rääkida, võib-olla kindlasti on ka alati erandeid, eks, aga ehitusettevõttest praktika on tavaliselt tasustatud. See tasustus või see number võib jääda sinna 700 euro, 1000 euro vahele. Ma arvan, et kuskil seal suurusjärgus ta võiks olla. Et keegi ei eelda, et praktikant tuleb, teeb tasuta tööd. Ma arvan, et heas praktika kohas tahetakse, et praktikant
tegeleb reaalsete päris tööülesannetega, millest tuleb kasu ettevõttele ja selle eest ollakse valmis ka maksma. Kuidas üldse leiaks, ütleme siis noor endale, kuidas üldse teie ettevõtteni jõuda või kuidas ta üldse teab, kust otsida, kus ta seda leiab, kas te üldse võtate neid vastu, kellele kirjutada, millal kuhugi pöörduda, kelle juurde jooksma hakata, kus see info kõik võiks tulla? Ma arvan, et sellised suuremad ettevõtted osalevad näiteks kevadel toimuval Võti tulevikumessil, et juba kui sa seal lähed avaldad soovi, et sa tahad seda praktikandi kohta saada, seal on kandideerimisvormid, saad selle vormi ära täita, siis siin võetakse need arvesse, tehakse esmane valik, et keda siis kutsuda juba praktikavestlusele ja nii edasi. Kindlasti, kui sul on sümpaatne mingi konkreetne ettevõte, siis tasub pöörduda ka selle ettevõtte poole otse. Et ka neid meile pannakse tähele, tihti on olemas personali inimese e-mail kuskil kodulehel, leiad selle üles, paned sinna oma CV ja sooviavalduse teele. Tasub hoida kõrvad lahti, et kes kus mil hetkel nagu praktikanti vajab, et ma arvan, et kursakaaslased, kes võib-olla juba kuskil töötavad, omavad teadmist, et näed, et siin on kedagi veel juurde vaja ja nii edasi. Kui kiirelt kohad lähevad, kui nagu soojad sajad need on, et kui palju ma peaks ette valmistama, kui ma tean, et mul juunis pean alustama praktikat näiteks, et kas ma siis võtan 2 nädalat enne ühendust või ma võtan juba märtsis ühendust? Pigem on see selline teema jah, et kuskil seal märts-aprill läheb see nagu teema aktiivseks. Tavaliselt need otsused tahetakse juba seal mai alguseks nagu lukku lüüa, et oleks see praktikantide valik järgnevaks suveks tehtud. Et ma arvan jah, et selline õige hetk, selline märts-aprill on see õige hetk, et tavaliselt on niimoodi, et see konkurss ikkagi kestab mingi perioodi, oodatakse ära võimalikud praktika soovijad ja siis tehakse nii-öelda nimekiri, vaadatakse üle, et kellel mis kogemus, mis kursusel ja nii edasi, et selle põhjal tehakse siis valik, et keda praktikavestlusele kutsuda ja mitte. Kas saab teha ka mingeid vigu praktikale kandideerimisel või selle praktikale eelnevas protsessis või praktikal olles siis? Ma arvan, et oluline on lõpuks üldmulje sellest praktikandist, niivõrd määrav ei ole üksikud vead, et loomulikult saadakse aru, et praktikant alles õpib ametit ja iga ameti õppimise juurde ju kuuluvad ka need vead, et jah, aga olla kohusetundlik, avatud, anda endast iga päev parim, ma arvan, et see on oluline, ja tekib mingeid vigu, siis sellest ei maksa nagu heidutada, et nekevad asja juurde ja lõpuks, mis nagu silma jääb, on selline terviklik nagu tahe seda tööd teha ja võib-olla sellised tehnilised oskused ka sinna juurde, et või ütleme tehniline nupp, et kas sul nagu mõte töötab kaasa ja nii edasi, et see on nagu olulisem. Hea magus küsimus, miks siis sinu eriala võiks olla hea tulevikuamet, et üldse võiks seda õppima minna ja võiks üldse sellistesse ettevõtetesse tulla praktikale ja jäädagi tööle? Ma arvan, et ehitusinseneri või ehitusjuhi amet, mida ma siin esindan, et on ju vajalik amet, et see on selline asi, mis kunagi kuhugi ära ei kao, mis on selline selles mõttes nagu stabiilne, et neid inimesi on alati vaja, pigem on nendest inimestest puudus ja kindlasti üks nagu väärt amet, mida õppida. Kindlasti ka tehniline, et saad nagu, ja üks võib-olla oluline asi, et sa nagu teed päris asja, eks, et sinu tegevuse tagajärjel valmib ju mingi ehitis, mingi hoone, sellel on nagu reaalne tulem, et seda on nagu hea vaadata, sul on pärast endal ka uhke tunne valminud ehitise üle. Ma arvan, et ka minu enda puhul üks motiveerivaid asju tegelikult selle töö juures on see,
et selle tagajärjel midagi valmib, sa teed midagi ikkagi päriselt ära. Jah, sa võib-olla ei pane oma kätt selle, nagu sa ei tõsta seda tellist sinna paika, aga sinu juhtimisel see hoone valmib ja saad olla selle üle uhke. Kas see on ka karjääri mõttes hea ameti nii-öelda valdkond siis, kus olla, kas see on nagu redel, on seal redel ka, mida mööda minna või on see siuke, et võib-olla 2 aastat on ja siis sa jääd sinna elu lõpuni kinni või on kogu aeg kuskile, ütleme nii, palgaliselt kui ka nagu ametiliselt? Ja absoluutselt, et ju kui oled ju praktikale, siis ikkagi oled sisuliselt ju õpipoiss, nagu ikka praktikal ollakse. Näiteks ehitusjuhtimise ametis tihti see on välja selline, et ollakse siis objektiinsener praktikant, kes on objekti juhi all õpib ametit, sealt edasi saad objektiinseneriks juba, sealt edasi saad objektijuhiks, projektijuhiks, võib-olla siis mõnes ettevõttes valdkonnajuhiks, ettevõtte juhiks, miks mitte, eks, et kogu see redel on nagu avatud, et nagu me ütleme, et ole ise piisavalt mees ja näita, et tahad seda nagu tööd teha ja küll siis nagu saad ka ametikõrgendust, et jah, et ja ega ametikohaga käib ju palganumber juurde, et loomulikult, et käib ka vastutus juurde, käib palganumber juurde, saad, kui tuntakse, et nii-öelda piisavalt kannad välja seda ameti, siis seda pannakse tähele ja sealt saad juba järgmise ametikoha peale edasi arendada, et. Okei, aitäh!